Tere! Ja täna ma teeksin sellise üldkollektiivse lugemise 12 päikesemärgile augustikuuks. Mitte ma ei ennusta, vaid ma toon mingid fookuspunktid, sest ma olen saanud väga palju tagasisidet, et nii minul kui ka minu abikaasal kõik on täppi läinud need päikesemärgi, need punktid, kirjeldused, mis ma olen pannud. Tõepoolest terve elu on mind huvitanud sellised päikesemärkide niisugused aspektid. Ja et inimesi sügavamalt tundma õppida. Ja tegelikult on mul selline teema ka, et ma tegin uue tasulise video 12 päikesemärgi teemal. Et näiteks kui sul on keegi päikesemärk, kes kordub sinu elus väga palju, sa kohtad kas tööl, eraelus, lapsed või mingi teema, et mingi päikesemärk justkui nagu kordub sinu elus. Ka siis heas või halvas mõttes, sina oled seda tõlgendanud niimoodi heas või halvas. Või siis sul on osa päikesemärke natuke mõistetamatud kui teised. Mina olen terve elu seda uurinud endal ja mul on väga palju elulisi näiteid selle kohta ja selle kohta just, et kuidas see võib meid tegelikult takistada meie eluteel. Kui me jäämegi seda uskuma või nii-öelda. Ühesõnaga, see video aitab mitmest küljest lahti muukida või mõtestada minu vaatenurgast just sellise mustvalge vaate ta avardab seda. Ta aitab sul mõista mingeid asju ja vastupidi oma takistused ressursiks muuta. Ja seda nii kõigi päikesemärgi osas. Ja kui sind huvitab see, jällegi sümboolne 5 eurot ja otse link tuleb sinuni. Selline teema siis lihtsalt. Vaata, ma panin siia alla ka lingi ja panen siia alla lingi ka augustikuu vabade kaugseansside aegadeks. Muidugi, kui sul sealt midagi kõlab, kraba see endale, aga kui sa tunned, et sa tahaksid just ühte spetsiifilist muud aega, et sulle see on millegi pärast, siis küsi seda ka julgesti paindlikult, küsija suu pihta ei lööda. Uudis veel see, et homme 19. juuli kell 12.12 on mul siin samal lehel live teemal lõpud ja algused. Ja sümboolselt tegelikult on selle kuupäeva, ma tagantjärgi vaatasin, on kuupäeva selline numeroloogiline mõju ka 9, eks, mis on lõpud. Numeroloogias on see lõpp, eks. Lõpud ja algused. Ja kindlasti tule, seal ma ka vastan küsimustele jooksvalt, lobiseme, kuidas teil läinud on ja nii edasi, et see on selline tore lisa, mis ma aeg-ajalt siin lehel teen. Ja vaatamegi siis, miks mina alustan jäärast alati. Sest minu jaoks on see loogiline sellepärast, et need jäär on esindab esimest maja ja on ju, kuigi ta on aprill-märts, siis tegelikult on ju ta on esimene nii-öelda ikkagi päikesemärkida selles, esindab esimest maja ja nii edasi, saab alguse sellest. Nii et ma vaatagi märksõna igale päikesemärgile augustiks.
et ma ei olegi vaadanud, mina ei ole astroloog, ma ei olegi vaadanud neid kuu mõjutusi augustikuus. Ma usaldan täielikult oma intuitsiooni. Eks ma tagantjärgi tegelikult vaatan. Ja alustamegi jäärest. Oi, mis siit tahab nüüd tulla küll augustikuus. Augustikuus on märksõnadeks hingesugulus, mingi strateegia, mingi uhkus ja tegelikult pettumus, mingi setback, mingi hardship, mingi ühesõnaga siin võib tulla mingit tüli kas strateegia või uhkuse tõttu. Mis võib luua kas uue perspektiivi või reisimist uutes territooriumites. Selline kuidagi öelda päris niisugused nagu väljakutsuv kuu võiks öelda või aeg. Vaata, see aeg võib ka nihkuda siia-sinna. See on lihtsalt märksõna, mida tähelepanu pöörata, et sa ei laseks oma uhkusel siis võitu saada. Ja see on uhkuse tõttu. Egomängud on siin. Segan need erinevasse sellesse. Aga see ongi teie kätes, kuidas te selle lahendate. Iga suhe on areng. Nii, sõnnil. Kuidagi sellised nagu huvitavad energiad on. Ootasin helgemaid, aga mingeid muutuseid siin on. Sõnnil oleks justkui nagu ka mingi ohvrimeelsus siin. Samas püüd, nagu ohver-agressor oleks siin enda sees ja see hoiab teda kinni. Emotsionaalne intelligentsus aitab sellest välja ja edasi. Ja sõnn on juba pikalt seal kinni olnud. Mingi elu muutus ja elu muutus sellest, et olla iseenda ja teistega emotsionaalselt intelligentne. See aitab sellest lõksust välja. Ootasin natuke helgemaid energiaid augustikuuks, kuid augustikuu on siiski suve viimane kuu, ka see on teatud mõttes mingi lõpetamine, mingi ringi lõpetamine individuaalselt, kellele, kuidas. Kaksikutele. Kaksikutel on nii, et nad maksimaalselt seavad oma piire. Ja kaksikud on väga kirglikud, rõõmsad ja nende intuitsioon on maksimaalne. Nad varem on võib-olla olnud people pleaser, kuid see täiesti muutub. Siin ma näen, kellegil võib olla midagi alkoholiga siiski. Kas keegi naudib maitseid, on see siis alkohol või toit, siin on selles mõttes. Tähtis on olla intuitiivne toitujaga, aga igasugune liialdus või äärmus kindlasti hingamine.
elulust kuidagi nagu mingi piiri seadmisega tekib nii palju kirge ja rõõmu ja energiat, et kuidagi nagu õigete inimeste suunas. Mingi uus algus on siin. Ja näitab igas kandis seda, et mingi sügavam tähendus on läbi selle. Kaksikutel on olnud mingi taipamine. Vaata lihtsalt, et pidudel ei liialda millegiga, ei alkoholiga ega selles mõttes. Et nende, nad on seadnud mingi korralikult mingi piiri siin. Väga sügava, nad vaatavad sügavamalt, nad usaldavad oma intuitsiooni rohkem. Mida siit 3 juba elemendist või päikesemärgist tuleb, on see, et kellegil kas on olnud või on parasjagu piiride seadmine käsil selles osas, et keegi on kas rikub või tahab rikkuda kellegi usaldust. Et seda nagu usaldaga kontrolli tahab siit läbi tulla. Ja kui sa valid iseennast ja oma intuitsiooni, siis tuleb selle võrra, elukoha annab sulle märku ka, kui sa oled õigesti teinud. Must-valge mõtlemine on siin. Strateegiliselt lähenevad inimesed, kes näevad elu, teisi suhteid ja üldse iseennast ja teisi nagu must-valgena. Nad on ikka veel seal ohversüüdistaja päästja mustris. Ja nad ei ole sellest välja kasvanud. Nad tegelikult on veel lapsepõlve mustris oma bioloogilise või päritolu perekonna mustris kinni. Nad ei ela ise endale, nad ei ole valinud ise ennast. Võib isegi olla nii, et nad läbi oma uute suhete taas loovad seda päritolu perekonna mustrit või püüavad seda taas luua. Aga seal on käärid, sest see ei ole mõeldud meile taas looma, eriti veevala ajastul. Mõni isegi passiiv-agressiivselt nii-öelda, nagu see on see ohversüüdistaja, eks ju, maksab kätte kas ema eest või isa eest, et ta on kaldunud ühele poole, kaarikul ühele hobuse poolele. Ta ei ole kaariku juht, ta laseb teistel oma kaarikut vedada. Niimoodi see kraavisõit lähebki. Sest juht oled sina, kes sa nüüd oled kuivana ja kui iseseisev ja sõltumatu. Seal on see intuitsioon, seal on see teadlikkus, seal on see kohalolek. Keegi ütles siin, et reiki on uue aja, mis ta on see, nagu energeetiline McDonald's on. Ma seisan nüüd küll kõikide reiki meistrite eest ja ütlen seda, et nii äärmuslikku statementi, kes ütleb, ei ela omas väes. Ja kui ma vaatan seda inimese tagatausta, siis ta on olnud varas seeniorite rahast varastanud ja varastavad need inimesed, kellel on eluenergia defitsiit, kes on tühjad seest. Ja kui ta pelgab reikit, mis õpetab, kuidas me iseennast saaksime täita, hoolimata sellest, kas meie vanematel oli meile tähelepanu või mitte, siis ma näen, et sa oled hüljanud oma elu parandamise potentsiaali.
ja niimoodi äärmuslikult teisi valgustöötajaid ülbelt maha tehes, kui sul endal tegelikult tagataust on olnud varas, siis ja kõiki süüdistades pankasid ja kõiki, siis ma arvan, et sa peaksid olema alandlikult kuss ja õppima elu päriselt ülbitsemise asemel. Et ma näen, et sa oled täitsa oma väärtustest kõrvale juhitud, ma ei tea, mis jõud sind kannavad. Et reiki on tegelikult enesearmastus, enesehool, eneseväärtustamine isegi siis, kui keegi seda ei ole sul olnud ega ole praegu, ega tule. Sa võtad täis vastutuse. Aga kui keegi seda maha teeb, selle vastand on ja samas varastades teiste ressursse, sisemisi või välimisi, siis minu jaoks ütleb see on tõde. See ütleb mulle kõik. Sellised ei tohiks olla kogukonna liidrid, kes on ise teistelt võtnud. Mina ei panustaks oma raha mitte kunagi sinna. Kes on niimoodi käitunud, seepärast, et tal on juba see tempel, defitsiit, tühjus sisse kirjutatud, kodeeritud ja kui ta nagu ka tänapäeval veel ei ole õppinud oma õppetundi ja teeb maha ka reikid, mis on baas sellele, kuidas hoolitseda oma sisemise ressursi eest, oma sisemise välimise ressursi eest ausal, autentsel, looduslikul viisil, ilma teisi kahjustamata. Mina kunagi ei järgiks sellist liidrit, mitte ealeski. See on nagu katkise tassi täitmine. See on, ma ise olen loll, kui ma luban reeta ennast sellisel kordusmustril, sest see inimene ei ole õppinud oma mustrit. Et valgustöötaja niimoodi teisi valgustöötajaid maha ei tee. See on kurjast ja ei võta teistelt. Loob ise, hoolitseb enda eest ise, loob ise, vastutab ise. Ükski liider ei tee nii. Vähk. Vähil on oodata tegelikult päris külluslikku aega. Mingi soov täitub vähkidel. Vähid siiski on suunaga väga sellisele nagu augustikuust nagu kogu aasta lõpuni. Nad ootavad midagi, nad on omas väes, nad naudivad iseennast. Võib-olla isegi esinemist, nad on väga kirglikud. Ja tegelikult õnn saadab neid. Mingi soov võib täituda augustis või septembris nende jaoks. Nad on omas elemendis. Ja ajastus on hea ja nii edasi. Ja nad ootavad õhinaga. Neil on mingi soov veel pikem perspektiiv, 6-9 kuud. Nad midagi ootavad pikki silmi. Ja rahulikult omas väes. See on mingi esinemisega, avaliku sellega. Nad on kirglikud, nad on rõõmsad, nad on julged, nad on omas elemendis igatahes. Ja neid saadab tingimusteta armastus. Ja ma näen, et see tingimusteta armastus on tärganud nende enda sees. Ja ma näen, et tegelikult see laieneb ka tema lähisuhetele. Väga ilusad kaardid tulevad Vähile lähikuudel. Väga ilusad. Nemad on õigel teel. Sellised märksõnad. See ei ole ennustus, see on märksõnad, mis on nagu ühisväljas pinnal. Nii, peale Vähki tuleb Lõvi. Lõvid usuvad või unistavad milleski. Nad püüavad midagi nagu ümber pöörata.
aga neil jääb kirest ja rõõmust väheks. Nad on justkui nagu kuskil karusselli peal. Ja nad vaatavad millegi suunas. Ja see mida suunas nad vaatavad, see ei ole see midagi neile ei meeldi. Midagi röövib nende energiat, nende tähelepanu ja see ei ole isegi nende koorem, see ei ole isegi nende see. Ja võt see on jälle, siin on vaja piiri seada. See hoiab neid ringi ratas. Kuigi tegelikult nad on valmis saavutama, unistama, tegema. Neil on vaja edasi liikuda. Nad on natuke ringi rattas jäänud. Ja seda suhete vallas. Kuidagi nagu, oota, mis siin on? Nad tunnevad ennast üksinda. Kas siis olemasolevas suhtes või lihtsalt. Nad tunnevad ennast üksinda, eraldatuna ja see üksinduse aeg on teatud mõttes oluline, sest see toob neile mingi uue olgu, nüüd ma saan aru, miks see kaart tuli siin selle book burningi juures on see, et nad justkui nagu lootuslill, nad protsessid, neil on hingepime öö, nad protsessivad mingit juure tasandil, siin on suguvõsa mingid teemad. Juure tasandil nagu nad on tegelikult nagu lootuslill, eks. Nad pürgivad sinna. Nad teevad sisemisprotsessi. Mina soovitan neil olla eraldi ja tehagi see läbi. See on justkui nagu mingi leinaprotsess. Neitsid. Neitsid tunnevad ka ennast väga üksinda ja neile nagu karma-tarma siin neil on ka victim ehk mingi ohvrimeelsus, üksindus. Kuigi neil on küllus, kõik on hästi, aga neil on mingi karma-tarma intuitsioon, nad on ohvrimeelsuses. Siin on lahkumineku kiri, mis vajab, aga enne selle realiseerumist vajab sisekaemust väga sügavat. Väga kummaline, ma ei saa mitte milleski aru. Siin võib olla ka reisimist või kolimist. Tuntakse ennast väga-väga üksinda. Kas olemasolevas suhtes või lihtsalt tuntaksegi. Pööratakse selg millelegi. Ollakse ohvrimeelsuses, victim mentality. Ja natukene kaevutakse sinna, leitakse õigustusi ja põhjuseid, miks olla ohvrimeelsuses. Miks mitte võtta vastutust oma õnne eest ise, justkui nagu antakse see välja. Samas küllus on stabiilne küllus, et siin ei ole nagu selles mõttes probleemi, aga Grapes on ju külluse all, ma mõtlen siis, kas on rahaline, toiduline, nagu Eesti puhast toit, on ju selline toit, mis sulle just meeldib, su kehale turgutust, puhkus, kodu, küllus on heaolu, eks, huumor, aga üksindus on ja ohvrimeelsus on. Nagu tahed üksikul saarel nagu. Leitakse natuke õigustusi, miks ollakse ohvrimeelne ja miks kõik on teinud liiga ja kuidagi niukene. Mentaliteet on natuke siin neitsidel. Kes siis järgmine on? Kaalud.
Oih, mis asja. Huvitav, et siin kaaludel nagu, tõras ma vaatan täpsemalt. Kaaludel on nagu perega või lapsega või oma sisemise lapsega või oma lapsega või vanemaga hea aeg, soe aeg. Ja siis tuleb, justkui nagu tuleks ootamatult mingi uudis, mingi kaotus, kellegi või millegi lõpp või kaotus, see telefonikõne ja see muudab kaalud väga-väga vihaseks. Ma ei tea, kas siin on nagu ebaõiglust ta tunneb, väga vihaseks muudab see. Aga see kukutab teda mingile ärkvele millestki. Ma ei saa mitte midagi siit aru, võib-olla sina Kaalud saad aru, mina ei saa. Ühesõnaga, siin on nagu märge sellest, et kõik justkui nagu on hästi ja siis tekib mingi ootamatu, päris tegelikult väljakutsuv olukord. Siin võib isegi olla kellegi kaotus, mis muudab Kaalud, nad tunnevad, elu on ebaõiglane või see olukord on ebaõiglane. Aga see kukutab neid mingile ärkamisele, nad hakkavad rohkem midagi läbi selle olukorra, nad lõpuks kukuvad mingisse protsessi ja nad saavad mingi meisterlikkuse saavutavad, mingi tugevuse saavutavad. Nad tahavad harmooniat, aga ma ei ütleks, et siin liiga harmoonilised energiad on. Siin on kaotus ja agressiivsus või mingi viha. Päris intensiivselt telefonikõne, meisterlikkus. Mingi üleminek oleks nagu siin nagu väga tugev ja intensiivne, kohe väga intensiivne siin, jah. Ja see on avalikult, see on tiim, see ei ole ainult tema sisemaailmas, see on nagu, siin on suhtlust palju, meisterlikkust, see nõuab väga suurt tugevust. Ei saa mitte midagi aru. Mitte midagi ei saa siit aru. Aga ma olen kanal ja sõnumi tooja, kui siin on midagi, mis võta siit see on üldkollektiivne lugemine. See ei ole üks ühele lugemine, võta siit see, mis sind kõnetab ja jäta see, mis sind ei kõneta. Mina olen lihtsalt puhas kanal autentsele informatsioonile, mitte ilustatud informatsioonile. Kui mina edastan mingeid ohte, siis on neid ohte võimalik siis. Mina näen seda, et kui minu hing hoiatab mind mingi ohu suhtes, siis mina võtan alati seda, kui et tagantjärgi, kui ma vaatan, et mu hing tahtis natukene pehmendada seda minu jaoks, mis hakkab ees olema. Ta tahtis, et see tuleks see intensiivne, halb, mingi intensiivne, ekstreemne olukord või sündmus, et see alateadlikult vähemalt jõuaks minuni pehmemalt, tasakaalukamalt. Et ma teaksin juba alateadlikult vähemalt olla valmis, sest elus on ikka väljakutseid. Selles mõttes siin ei ole nagu mingit teemat. Aga me kõike ära hoida ei saa, küll aga me saame olla nagu valmis või mõistada, olgu, see on siis see praegu see moment, ma tegelen sellega, on ju, ja siin on nagu mingi huvitav asi. Ühesõnaga, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Minu eesmärk ei ole kedagi hirmutada kindlasti mitte, küll aga ma olen selline tõemeelne inimene ja kui ka sina oled, siis jätka siin lehel olemist, telli mu leht. Kui aga mitte, kui sinule meeldib liiga selline ilustatud
versioon või mingi niuke tõe jagamises, siis ma arvan, et see leht arvatavasti ei ole siin, sest ma ei hakka ennast ümber muutma selles osas. Ma olen selline, nagu ma olen. Nii, järgmine on siis Skorpion. Ühesõnaga, mõned kaardid kuigi ma segan väga korralikult ära, korduvad siin erinevatel inimestel. See on siis ohvrimeelsus ja väga sügavale minemine. Eks veebella ajastu seda meiega teeb. Kuid skorpionitel on, nad justkui nagu alistuvad millegi, tahad rahu sõlmida. Alistuvad, kas see on ka aus? Kas see on ka õiglane? Jaa, skorpionid alistuvad millegi, sest neile on oluline nende pere heaolu. Siiski on see õiglane. Ma mõtlesin, kas nad trikitavad siin, manipuleerivad. Siis tegelikult siin näitab, et siin on isegi nagu mingi legal matters, et kohtulik mingid olulised teemad, nagu konkreetsed, õiglased perekonna mingid teemad. Mingi ohvrimeelsus. Ma ei tea, kas skorpionid ise on või keegi on neile kaitseingliks. Kaitsevad neid, on nendel olemas toeks sellel perioodil. See on keegi, kes on siiski tuleb ja läheb, on pidevas liikumises. Ühesõnaga, skorpionid kas on olnud või hakkavad hästi sügavale kaevuvad oma mingi pere teemades. Nad tahavad alistuda, nad tahavad leppida, nad tahavad, mingi siin on. Nad oleks justkui nagu ootuses, millegi ootuses ka lähisuhetes kuidagi nagu midagi nad ehitavad. Tahavad ehitada midagi üles. Alistunud. Natukene nagu soft area on siin. Nad tahavad olla õiglased. Nad vaatavad sügavuti, on endaga ausad. Mis see siit tahab? Siin on keegi, kes on väga neil, tuleelement on väga neil, ei luba neil ohvrimeelsusesse langeda. Sütitab neid, motiveerib neid edasi liikuma, olema õiglane. Ja isegi kui antakse hinnanguid või midagi, et ta on selline, et nüüd tõuse püsti ja edasi nagu, või kuidagi hea südamlik energia on siin, jah. Et ma ei tea, tunduvad nagu raskemad, väljakutsevad ajad skorpionile, selles mõttes, et nagu tahaks nagu alla anda või ma ei tea, nagu sellised. Aga samas ehitatakse midagi, ühesõnaga palju on valikuid, aga ollakse nagu rohkem endasse. Ja nagu igatsetakse midagi või, ma ei tea, tahetakse midagi luua või. Aga aeg ei ole vist. Hambur, millel on fookus? Oi, väga sügavad energiat on. Oi, mis siin kõik tuleb. Hamburitel oleks ka nagu mingi lahkuminek või lahkuminekuga seoses mingi teema.
broken heart, emotional pain, regret. Ma ei saa aru. Ollakse justkui nagu mingi lapsikusega hakkama saadud. Aga ollakse väga heas ühenduses universumiga. Vaadatakse sügavamalt neid mõõtmeid ja vaadatakse ka ridade vahele. Ühesõnaga, siin on mingi tõe plahvatus. Mingi tõe plahvatus siit tuleb, mis kas loob kirge või hävitab. Ühesõnaga, võib-olla, ma näen siin triumph over evil ka. Ühesõnaga, öeldakse mingi tõe plahvatus välja, avastatud mingit tõde, tuntakse, et universum toetab, et triumph over evil, et nagu võidetakse mingi kurjus. Vaadatakse mingi segapuntra sisse ja sealt nagu öeldakse midagi, mis ühele võib olla võit, teisele jälle kaotus. Hambur, kaljukits. Kaljukits. Kaljukitsel justkui oleks nagu mingi hingesugulus, mis vajab natukene ka, kuidas öelda, on välja kutsuvaid kohti. Võib-olla isegi mees-naise energiate erinevust. Vajalik on tasakaal erisuste vahel. Seda õpitakse. Ollakse väga heas kontaktis siiski universumiga, valgusallikaga. Oma suhtes tegelikult on palju rõõmu. Aga ollakse just nagu mõtlik. Ja võib mõtlik olla selles osas nagu mingi kolimine või emotsionaalne lähedus või emotsionaalne intelligentsus või ollakse mõtlik enda sisimuses, kas siis kodu osas või enda arengu osas, midagi nagu ollakse ka endamisi. Suhtes on tegelikult palju naeru ja muutusi, ma näen muutusi ka läbi erisuste. Vahel need erisused tekitavad pingeid, vahel viivad edasi, aga seal on ka palju naeru. Saadakse aru meeste naiste erinevus, aga ollakse ka endamisi, võetakse individuaalset aega, vaatakse emotsionaalne areng on siin. Moving on. Võib olla elukoha vahetust või liikumist, mingi uus elu, uus midagi tahab kooruda siit. Eluetapp või selles mõttes, et individuaalselt ka vaadatakse seda siis osa, mingi areng siin selles vallas tahab nagu kooruda. Tahab kooruda. Kes siis järgmine on? Veevalaja. Veevalaja. Ollakse uhkes energias.
ehitatakse midagi, mingi ärkamisprotsess on, aga üldiselt väga uhkes energias, uhkuses, egos ollakse. Ja see loob tegelikult halba karmat. Et siin on tegelikult elu tahab, et me valiksime karma või dharma, aga ollakse liiga uhke. Siin võib olla ka kellegil mingi remondiga seoses või kinnisvara vahetusüür, kinnisvara teemad, kinnisvarasse investeerimine, needed materials. Pigem ma näen, siin võib olla mingi remont või otsitakse ressurssi materjalideks või tahetakse tõusta, aga minu meelest siin on suhtumise probleem, on selline mitte huvitatud teistest, väga isekas, väga uhke tahetakse olla, tahetakse välja näida kuidagi moodi. Võib-olla suhete vallas on siin nagu väga suur külmus. Ja suhete osas on siin väga suur külmus, siin on pigem keskendutakse rahale, ollakse selline emotsionaalselt väga külm, orienteeritud sellele, kuidas väljast kõik paistab. Mingi selline asi. Teistele mulja avaldamine või niisugune kuidagi nagu tegelikult on karma dharma on oluline, on olnud ka mingi koostöö või mingi suhtlus, aga ma näen, et siin ollakse nagu selles osas mitte avatud. Et pigem siis on vaja nagu üksinda teha midagi. Siin on selline. Ja viimased on kalad. Nagu uskumus, et ma saan kõigega ise hakkama või mingi niisugune paindumatu. Kalad. Kalad on ka oma selles alateadvuses, sügaval alateadvuses, nad uurivad midagi läbi ridade, mis tekitab neile peavalu, mingi projekt või dokument tekitab neile peavalu. Kas nemad on või keegi on nendega strateegiline, mingi gamble, taking risk. Nad tahavad saavutada võitu, edu. Aga sellega kuidagi nagu mingi hirmud ja mured on, hirmud ja mured, kas tema on see või teised. Siin on ka mingid egomängud. Ta natukene parandab oma emotsionaalset intelligentsust. Ta on olnud võib-olla kas väga kaitses või liiga mures, liiga hirmul. Ta parandab teeb mingeid, ta mõistab seda. Ta mõistab, et ta on olnud külm või niimoodi natukene kaitsev kaktus, eks ju. Ta parandab seda tegelikult, ta tervendab seda, ta mõistab seda, emotsionaalselt ta kaevub sellele. Ja kui ma küsisin, et teised, siis ka teised, nii kui tema muudab seda, siis ka teised liiguvad kaasa. Ka teised pehmenevad ja nii edasi, kuidagi. Nagu pingelised ajad on natukene kas ülekoormus või midagi on siin, et peavalu ütleb. Kehasignaalid, kas siis peavalu või midagi muud pöörata. Kas siin võib olla ületöötamine, sest soovitatakse saavutada edu, võitu, kõike seda.
uued võimalused. Siin liigutakse kalad võib-olla on olnud liiga saavutustes. Nad on seda aru saanud, nende tervis kohe hakkab märku andma, kui nemad lähevad liiga mõistusesse. Ja kui nad kukuvad tasakaalustada emotsionaalse, maise, hingelise, kehalise, kõik selle, siis ka endaga on tingimusteta armastavad teistega, siis on justkui nagu uus algus. Siis nende tervis ka paraneb. Kui kalad lähevad liiga mõistusesse, saavutustesse, siis keha annab neile kohe märku. Siin tahab öelda seda, et võtta endale selle suhtes aega, ütleb. Aga uued beebid, uus beebi või mingi projekt on tulemas, mis on emotsionaalselt, kuidas öelda, usaldavam natukene, mitte nii saavutuste keskne, aga saavutused tulevad sellegi poolest siis. Siin tuli läbi ka karma-tarma päris palju. Et see ongi see, et kuidas sa oled, kas poliitikas, kas lähisuhetes, suguvõsas, lähisuhetes, poliitikas, töö juures, õdede-vendadega, mida iganes, ühesõnaga. Kui sa oled aidanud kellegil puhtast südamest luua, tähendab, see ongi see, et igaüks võib sellele vastu vaielda, aga universum teab seda päris puhast tõde. Iga ühe inimese ego tahab vaielda, öelda, et ei, minul on õigus ikkagi selles loos ja sinule see, aga universum teab, mis on tõde ja teab, mis kohast midagi tuli. Kui keegi salakavalalt püüab mängida sõpsi, et siis hiljem, kuidas öelda, võtta või midagi, kuidas öelda, siis ta loob sellega endale lihtsalt selle ämbri, et kui tema aeg on elus lihtsalt, elu õpetab, veevala ajastul, see on eriti nii, et see ei lähe edasi meie lastele ega kellegile, vaid see tuleb meile. Lihtsalt me ei oska ettenägelikult seda näha. Näiteks võtsid kellegilt vanurilt, ei austanud tema soovi, võtsid, tegid ja veel õigustad takka ka, siis sult elu, mitte need vanurid, kes võib-olla on juba läinud, vaid elu võtab sinult selle võimaluse, et kui sina oled vanur, et sina ei saaks elada siis heaolus. Kui sa ka oled selline olnud, kes on aidanud kellegil, kes on olnud kas puuduses või valel teel elus või tal on kriis olnud, sa oled olnud olemas, sa oled aidanud luua ausalt, õpetanud vastutust ja aidanud koos luua koostöös, ausas koostöös, heas usus, siis elu teab seda. Ja kui see inimene siiski on elanud nii puudusteaduses, et isegi kui ta saavutab selle, siis ta ei austa sind, kes aitasid teda sellest august välja, siis elu sind ikkagi toetab, sest sina aitasid kedagi, kes oli hädas. See on veevala ja ajastu inimlikkuse õppetund. Või kui poliitikas sa olid kellegi parem käsi aga ainult selle eesmärgiga, et kui tema kukub, siis saan mina selle tema koha endale. Mitte sellepärast, ehk võimu eesmärgil, mitte sellepärast, et teeme koostööd, et töötame hästi koos, loome midagi head. Ja elu kulgeb nii, nagu ta kulgeb, austusega. Siis kui ongi midagi sellist, et see sinu nii-öelda ülemus on kas tervisega midagi või kuidagi tal on ja sa suhtud temasse veelgi teda nõrgendavalt ehk mitte austavalt, kuigi tema on tõstnud sind. Mitte keegi olemisest tegelikult.
õpetanud sind regulaarselt, tasunud sulle vääriliselt, usaldanud sind ja sa vähendad teda, kiusad teda, kui temal on tema kriis. See ei ole austus. Ja siis sa mõtled, jess, see on minu aeg. Ma teen seda sellepärast, et ma saan nüüd olla tema asemel, ma olen nüüd uus tema. Siis sa õige pea, kas pole mitte nii, oled märganud, et sa selle koha peal väga kaua ei ole. Ja mitte sellepärast, et see inimene maksis kätte, see inimene võib-olla on juba surnud. Tema eluajal see ei juhtunud. Vaid elu. Universum teab, loodus on orgaaniline, ühisväli on orgaaniline ja korrastab kaost, korrastab ebaõiglust ise. Meie ei pea sekkuma selleks. Elu ise teeb. Elu ise korrastab. Ja sa näed, et su mõistus mõtleb, jess, ma saan olla nagu tema nüüd, saavutada nagu tema suurkuju oli. Kusjuures ma ei ole ei valg, ei ühegi poole poolt, lihtsalt toon sul näiteid. Mina olen see, kes murrab mustvalget mõtteviisi. Et me ei läheks selliste meelelõksude õnge, vaid valiksime iseennast ja saavutaksime ise sõltumatult oma asjad, teisi mitte kahjustades. Ja kui me abistame kedagi, siis mitte ennast üljates, vaid eelkõige iseenda eest hoolitsedes ja kui sealt jääb üle ja sa tunned, et keegi väärib sinu toetust, siis palun väga. Kuid tea seda, et kui sa liigselt puudusteadliku inimest aitad, siis tema mentaliteet ei ole küllus teadlik. Ja varem või hiljem ta võib selle veel ümber pöörata. Ole ettevaatlik. Hea oleks teha koostööd siiski nendega, kes on elanud ausalt. Õiglaselt. Ise loonud, mitte võtnud kiirteid kasutades. Ja kui sa oled siis olnud selle koha peal, siis sa kaua seal ei püsi, sest elu hakkab korrastama ja mitte selle tõttu, et sa mingi kättemaks tema poolt, vaid elu ise ütleb, et sa läksid siin äärmusesse. Sa läksid siin ahneks, sa läksid siin võimu võitlevaks, kiuslikuks pulliks. Ja sinu südame tunnistus hakkab lihtsalt, on ärev. Sa hakkad leidma endale asendustegevusi, et sinu hinge sosinad sellele, et see oli vale, et palun korrasta seda, käitu inimlikult teistega. Sa hakkad leidma asendustegevusi, mis sind distractivad, et sa seda ei märkaks, et sa ei märkaks, mis on õige, mis on vale. Kui sa istuksid iseendaks, siis sa teaksid, mis on õige ja sellega sa kataksid, kaitseksid iseennast praegu ja ka edaspidi. Seega tegelikult sa selles kohas ei peatunud kaua ja sa eksled ühest erakonnast teise, ei leia asukohta. Sest sa tead, et sa tegelikult tegid valesti ja ma isegi tean, mis on. Sa justkui nagu projitseerisid sellele eelmisele oma isa, kes sind võib-olla või sinu ema ja sind hülgas. Ja see oli sinu väga sügavalt alateadlik, passiiv-agressiivne, pealtnäha seda ei näe, aga sügaval tasandil näeb, passiiv-agressiivne kättemaks sinu ja sinu ema eest, aga tema ei olnud sinu isa. Tal võib-olla olid tema omadused, kuid tema ei olnud sinu isa. Seega sa lõid tegelikult endale karma sellega. Ja sellepärast eluga õpetas sulle kohe, et niimoodi ei mängita. Ole austav ja ole aus. Need on üldkollektiivsed ühisvälja lood, kus sind kõnetas, pane like, tule järgi mu lehte, tule kindlasti ka laivile 19, ehk siis homme juba, 19 juuli, kell 12.12, live siin lehel. Ma võin seal rääkida nii eesti kui inglise keeles. Sa võid küsida sealt küsimusi, teemaks on lõpud ja algused.
vaatame, kuidas see kujuneb, iga live kujuneb enda moodi. Ja miks mina selliseid nagu ebamugavaid olukordi lahti mõtestan, selliseid ebamugavaid selles mõttes, et mustvalgeid. Me isegi ei näe, kuidas ühiskonnas väga minnakse sinna mustvalgete lõksu, mängude lõksu. See ongi see ohver-agressor tegelikult, mis vahetab rolle. Aga kui me seda märkame, kukume oma südamesse, märkame iseennast ja teisi ja mis motiivid meid saadavad, siis me tegelikult võtame vastutuse ja oleme sõltumatud ja hakkame looma ausast kohast. Ja siis see yin-yang tasakaalustub, siis me ei sõida kraavi, sest me ei lähe ei ühele poole kaldu ega teisele poole kaldu. Mõnikord on nii, et kui me arvame, me teeme puhtast südamest, kaitseme kedagi, kas ema või isa või üht poolt või teist poolt sõpra või seda, siis tegelikult kõrgemas plaanis võib juhtuda nii, et me hoopiski loome halba, kas endale või teistele. Aga kui me räägime kogemustest, seletame lahti mingeid teemasid universaalses keeles, siis see meid ei puuduta. Siis me lihtsalt valgustame ühiskonda, inimkonda. Sest me kõik aeg-ajalt, meil on mingid pimekohad ja hea, kui me teadvustame neid. Ja palju on spirituaalses maailmas, ma pean mainima siin Eestis on, nagu ikka võib-olla eestlastel on kombeks, paljud on need, kes tegelevad iseendaga. Paljud on, kes loovad kogukondi, aga need kogukonnad on loodud viha, hirmutamise, alandamise, äärmuste baasil. Ükski selline kogukond pikalt ei kesta. Ta tekitab vastandseisu, isegi kui tal on omad liikmed ja kõik, ta tekitab äärmust. Igasugune äärmus tekitab teist äärmust. Ja sellepärast nad kaugele ei jõua. Ja nad tegelikult ei tule puhtast tasakaalu kohast, kui sa pead kedagi maha tegema. Siis sa ei ole veel, siis sa ei ole selle oma õppetundi ära õppinud. Et tee ise ja lase teistel teha, aga vaata, et sinu sõnad, teod ei oleks mustvalged ehk läbi valu. Ole õiglane, ole inimlik. Aga vaata jah, et läbi valu ei oleks. Sest muidu sa kaldud sinna kas ühele poole, teisele poole. Tähtis on olla ise see kaariku juht. Ehk siis kasvada, see, mis oli lapsepõlves, see enam ei ole sinu teema. Sinu teema on vastutada selle eest, et sa nüüd oleksid tasakaalupunktis. Kõik, mis oli sinu hinge arenguks hüperpool või kuidas öelda see hüppelaud oli see sinu jaoks. Kui sa oled tark, siis sa näed seda nii viisi. Midagi ei ole juhuslikku. Need olid õppetunnid, hingekutsed. Nii et kui sa soovid, siis telli ka see uus tasuline video, millest ma video alguses juttu tegin. Ja näeme homses laivis. Kohtumiseni!